Rasvumine on muutunud epideemiliseks probleemiks kogu maailmas. Bariaatriline kirurgia on ainuke protseduur, mis on käesolevaga näidanud püsivaid tulemusi pikemaajalises kaalulanguses ja kaasuvate haigusseisundite ravis. Protseduuri võiks soovitada hästi informeeritud ja motiveeritud patsientidele, kes täidavad lõikuse eelduseks olevad üldised lõikuskriteeriumid. Erinevalt paljudest muudest kirurgilistest protseduuridest sõltub bariaatrilise lõikuse edukus nii lõikuse eelsetest kui ka järgsetest psühholoogilistest ja käitumuslikest faktoritest. Preoperatiivne psühhosotsiaalne hindamine ja postoperatiivne nõustamine on eduka kirurgilise ravi oluline osa enamikus bariaatrilise kirurgia programmides üle maailma. Hea lõikuse tulemuse tagamiseks on vaja püsivaid elustiili muutusi, pidades silmas esmajoones toitumise ja liikumisharjumusega seonduvat. Bariaatrilise kirurgiaga kaasnev kaalulangus mõjutab inimese üldmeditsiinilist seisundit, emotsionaalset heaolu, igapäevast funktsioneerimist ja sotsiaalseid suhteid, mistõttu psühhosotsiaalsete aspektide operatsiooni eelne hindamine on võtmelise tähtsusega lõikusvalmiduse ja hilisema toimetuleku ja rahulolu tagamiseks. Preoperatiivse hindamisse ja nõustamisse ei saa suhtuda kui väravavahi funktsiooni, kes sobib või kes ei sobi lõikuseks. Sekkumise eesmärgiks on pakkuda tuge ja harida patsienti teema valdkonnas, et vähendada võimalikke komplikatsioone ning kummutada valeuskumusi või ebarealistlikke ootusi. Hea kliinilise intervjuu eesmärk on tuvastada faktorid, mis võiksid komplitseerida patsiendi kirurgilist ja sellest taastumist ja kujundada individuaalsed soovitused, et tagada turvaline ja efektiivne ravitulemus. Intervjueerija peaks ideaalis omama kogemust bariaatriliste patsientidega töötamises, olema lugenud rasvumisega seotud operatiivse ravi kliinilist kirjandust ning tundma hinnatava psühhopatoloogia haiguskriteeriume. Kõige primaarsemad valdkonnad, mida intervjuu käigus tuleks hinnata, on kaalu- ja dieediajalugu, söömispatoloogia, muu psühhopatoloogia, üldmeditsiiniline anamnees, lõikusteadlikkus, motivatsioon ja ootused, füüsilise aktiivsuse harjumused ning lähisuhete ja tugisüsteemi olemasolu. Nende teemade katmine on vajalik, leidmaks lõikust komplitseerivaid kitsaskohti ja koostamaks reaalselt patsienti toetavat individualiseeritud raviplaani. Esimene oluline hindamisvaldkond on kaalu- ja dieedi ajalugu. Varasemate kaaluiibe mõjutajate identifitseerimine aitab paremini ennustada võimalikke lõikusjärgseid väljakutseid, tekkivaid probleeme ja uue elustiiliga adapteerumise võimekust. Paluge patsiendil kirjeldada kaalu trajektoori läbi tema elu ning püüdke leida kaalu muutnud või oluliselt mõjutanud elusündmused ja stressorid. Küsimused, mida võiks intervjuu käigus küsida, oleksid, et kas patsiendi kaal tõusis aastatega stabiilselt või on seotud teatud elusündmustega. Kas need elusündmused või stressorid on ka käesolevalt aktuaalsed? Kas on võimalik, et need probleemid tekivad uuesti lõikuse järgselt ja seavad ohtu hea ravitulemuse? Missuguseid konservatiivseid kaalulangetuse meetodeid patsient on oma elus varem kasutanud? Kas leidub asjaolusid, mis toetaksid patsienti tema varasemate eesmärgi saavutamisel või mis põhjustel varasemad kaalulangetamise katsed ei õnnestunud või tulemus ei püsinud ja nii edasi? Sellisel viisil saame identifitseerida faktorid, mis patsiendi pingutusi kompromiteerisid või neid toetasid ning kasutada antud teadmisi lõikusjärgsete komplikatsioonidega toime tulemisel. Teiseks tuleks hinnata patsiendi käesolevat söömiskäitumist, et tuvastada võimalik aktuaalne söömispatoloogia. Vaba vestluse käigus tuleks hinnata, millised on patsiendi toidueelistused ja harjumused, pidades silmas toidu kvaliteeti, portsjonite suurust, söögikordade sagedust, toidu tarbimise kiirust, näksimist, magustatud jookide tarvitamise harjumusi, toidu hankimisega seonduvat ja muud sellist. Näiteks patsient ei pruugi ise aduda, et tema portsjonid on liialt suured, toit ebakvaliteetne, toidukorrad liiga harvad või näksimine pidev. Patsient vajab seega toitumiskäitumise hindamist, selle kaardistamist ning individualiseeritud soovitusi edasisega toimetulekuks. Intervjueerija peaks ühtlasi olema kursis bariaatrilise kirurgia patsientidel sagedamini esinevate söömishäiretega, et märgata kas söömishäirele viitavaid tunnuseid. Abistava küsimustikuna on Eestis kasutusel üldine söömispatoloogia sõelküsimustik, SHS.
Sagedasemad söömishäired bariaatrilise kirurgi kandidaatidel on liigsöömishäire ehk BED, inglise keeles binge eating disorder, ja öise söömise sündroom NES ehk night eating syndrome ning nõndanimetatud emotsionaalne söömine, mil suurenenud toidu tarbimine on otseselt seotud toimetuleku raskustega negatiivsete emotsioonide kogemisel. Söömishäirede suhtes patsientide sõelumine on vajalik, et haiguse tunnuste ilmnemisel patsient suunata psühholoogi või psühhiaatri vastuvõtule. Järgnevalt tuleks hinnata ka patsiendi üldist somaatilist ja vaimse tervise seisundit ning määratud raviplaanist kinnipidamist. Vaimse tervise hindamise eesmärgiks ei ole püstitada diagnoose või teha muudatusi varasemates raviotsustest. Varasema teadaoleva psüühikahäire korral on oluline analüüsida käesolevat toimetulekut, et kas varasemalt esinenud sümptomid on raviga kontrolli all ega kujuta riski toimetuleku suhtes lõikuse järgselt. Kõrgendatud tähelepanu võiks pöörata üldisele toimetulekule, eluoluga rahulolevule, meeleolule, ärevuse esinemisele, söömisprobleemidele ning uurida ka sõltuvust tekitavate ainete tarvitamise kohta. Abistavate vahenditena võiks kasutada enesekohaseid küsimustikke, näiteks EEK ja audit. Mõlemad küsimustikus on Eestis esmatasandi arstiabis kasutatavad standardiseeritud mõõtevahendid. Haiguse kahtluse korral tuleks patsient suunata esmalt perearsti vastuvõtule patoloogia täpsustamiseks ja ravi alustamiseks, kes vajadusel suunab patsiendi edasi psühholoogi või psühhiaatri vastuvõtule. Käesolev sõltuvushaigus on selge operatiivse ravi vastunäidustus. Kui patsiendil esineb alkoholi või mõne muu sõltuvust tekitava aine tarvitamise häire, tuleks operatsioon edasi lükata kuni probleemi kontrolli alla saamiseni. Lisaks eelpool mainitule võiks patsiendilt küsida ka psühhodroomeerivate sündmuste, sealhulgas seksuaalse väärkohtlemise suhtes. Antud küsimus on oluline, kuna psühhodroomeeriv sündmus anamneesis on mitmete psüühikahäirete riskifaktoriks ning muutused inimese välimuses ja enesetundes võivad psühhodroomeeriva sündmusega seotud võimalikku patoloogiat ägestada. Iga preoperatiivse hinnangu juurde peab kuuluma patsiendi lõikusalaste teadmiste kontroll, et tagada informeeritud nõusolek, mis eeldab tulemuste tagamiseks ka patsiendi poolseid käitumismuutusi. Kui patsient on lõikuseelselt teadlik lõikusjärgsetest käitumissoovitustest, siis on ta suurema tõenäosusega selle enda jaoks läbi mõelnud ja suudab neid soovitusi ka lõikusjärgselt paremini järgida. Lõikusteadlikkuse hindamine annab hea ülevaate patsiendi ravimotivatsioonist, otsuse langetuse protsessist ja lõikusjärgse ravirežiimi hoidmise plaanidest. Reaalsusega kooskõlas ootused tagavad suurema rahulolu, operatsiooni järgselt ning väiksema psühhopatoloogia tekkimise tõenäosuse. Uuringutega on näidatud, et patsiendid, kes pöörduvad kirurgile kaalukirurgia sooviga, omavad väga tihti ebarealistlikke ootusi lõikuse tulemuste suhtes. Väga oluline on lasta patsiendil oma ootused sõnastada ja võrrelda oodatavate teaduslike uuringutel põhinevate lõikuse tulemustega. Patsiendi tuleb abistada mõistma, et tegemist ei ole nõndanimetatud võlukuuli protseduuriga. Füüsilise aktiivsuse uurimist sobiks alustada näiteks lausega: olge hea, rääkige mulle oma praegustest liikumisharjumustest. Avatud küsimus oleks sobilik, et patsiendil ei tekiks vastureaktsiooni või kaitsepositsiooni. Hea oleks püüda tuvastada ka varasemaid liikumist ja treeningu sagedust mõjutanud faktoreid ja takistusi, sealhulgas nii emotsionaalsed kui ka füüsilisi barjääre, et formuleerida realistlikud lõikusjärgsed liikumisstrateegiad. Liikumise ja treeningu teemadel vesteldes saab patsiendile selgeks, et lõikusjärgne elustil peab olema aktiivne, tagamaks soovitud tulemusi. Sotsiaalsetel suhetel ja lähedaste toetusel on oluline roll operatsioonijärgsel taastumisel ja uue elustiiliga harjumises. Sellest lähtuvalt on tähtis hinnata sotsiaalse toe olemasolu ja kvaliteeti. Enamjaolt inimeste sotsiaalses suhtlemises toimuvad mitmed muudatused operatsiooni järgselt. Tervise paranemisega käib sagedasti kaasas ka liikuvuse, sotsiaalse lävimise tõus, mille läbi võivad nii paraneda kui ka halveneda sõprus- ja lähisuhted. Oluline on innustada patsienti mõtlema oma interpersonaalsete suhete olemuse üle, leidmaks käesolevaid stressoreid, otsimaks lahendusi, et ennetada võimalikke tulevasi probleeme. Lähedaste toetus on oluline patsiendi toimetuleku tagamiseks. Täpsustada võiks, kas ka tugivõrgustik vajaks antud teemal lisainformatsiooni. Bariaatrilise lõikusest taastumine on äärmiselt intensiivne ja kompleksne protsess ning patsient võivad vajada sellega seotud probleemidega toimetulekuks tuge ja nõustamist.
Eriti oluline on toe ja nõustamise vajadus 18 kuni 24. lõikusjärgsel kuul ehk nõnda nimetatud mesinädala perioodi järgselt. Lisaks toitumise ja liikumise nõustamisele võib tekkida vajadus ka psühholoogiliseks toeks, et tagada head ravitulemust. Postoperatiivne nõustamine peaks olema patsiendi keskne, seisnedes eelkõige patsiendil esinevate individuaalsete probleemide ja komplikatsioonide lahendamises ning muutustega kaasnevatel raskustel toetuse pakkumises. Paljudes riikides on selle jaoks loodud spetsiaalsed tugigrupid, mida veavad dietoloog ja psühholoog. Enam levinud probleemid lõikuse järgselt on söögiisu taastumine, isu suurenemine, raskused tervisliku elustiili jätkamisega, kaalulanguse peatumine, kaalu tõusmine, mis omakorda võib kaasa tuua motivatsiooni ja meeleolu languse. Lõikusjärgselt mitmed psühhosotsiaalsed probleemid ja psühhiaatriliste haiguste sümptomid esialgselt vähenevad, kuid võivad taas ilmneda kaalulanguse peatumise järgselt. Psüühikahäirete tekkimise oht püsib ka patsientidel, kellel lõikuseelsed psüühikahäired ei esinenud. Sellest lähtuvalt vajavad bariaatrilise lõikuse läbinud patsiendid jälgimist eelkõige meeleolu, söömis- ja sõltuvushäirete suhtes. Psühhiaatriliste häirete esmakordsel esinemise ja haiguse ägenemise tõenäosus tõuseb 3. lõikusjärgsel aastal. Psüühikahäirete skriinimisel võib kasutada samasid enesekohaseid küsimustikke, mida kasutati ka lõikuse eelselt ning tähtis on jätkata varem diagnoositud psüühikahäirete ravi ning jälgida seisundit ning seirata regulaarselt muutustega adapteerumist. Tihti on bariaatriliste patsientide neil on omased mitmed toitumisveidrused. Oluline on püüda mõista, kas patologiseerunud toitumiskäitumise taga on kirurgilise manipulatsiooniga seotud adaptiivne käitumine või haiguslik kõhnuse või kehakuju muutuse ihalus. Samuti võib varem diagnoositud söömishäire olemus veidi muutuda. Näiteks liigsöömishäire korral operatsiooni järgselt ei ole enam võimalik varasemaid suuri toidukoguseid süüa, ent püsib kontrolli kaotamise tunne ja sellega kaasnev distress. Sellisel juhul on oluline märgata patoloogiale viitavat ja suunata patsient spetsialisti vastuvõtule. Nii kliinilise kogemuse valguses kui ka esmaste teadusuuringute põhjal näib ülekaalulistel patsientidel bariaatrilise operatsiooni järgselt tavapopulatsioonist enam eelsoodumust sõltuvushäire ja suitsiidiriski tekkeks. Lisaks psühhopatoloogiale tõuseb lõikuse järgselt ka patsientide risk mikroelementide ja vitamiinipuudusega seonduvate häirete tekkeks. Näiteks väljendunud B12 defitsiit tulemusena võib kujuneda dementsussündroom. Oluline on tähele panna ka krooniliste haiguste raviks määratud ravimite ohutust ja efektiivsust, kuna lõikuse järgselt võivad mitmed ravimite plasmakontsentratsioonid vastavalt lõikuse tüübile muutuda. Lõpetuseks võiks öelda, et eduka bariaatrilise kirurgia eelduseks on patsiendi elukestev seiramine ja multidistsiplinaarne terviklik lähenemine.